Meie oleme tiim Pissialarm ja meie teeme mähkme targaks. Tere! Mis te tulite siia? Mis ma tulin siia? Mina esindan tiimi Pissialarm. Ja me müüme hooldekodudele sellist niiskusandurit, mis paigaldatakse kergesti ja lihtsasti mähkmesse ja see annab hooldustöötajale teada, millal on õige aeg mähet vahetada. See teeb hooldekodu töö palju lihtsamaks ja see aitab audita kokku kulusid. See närvi teil ei hakka käima, hooldekodudes on teada, et sanitare hooldajaid on väga vähe ja kui ta kogu aeg midagi piiksub, siis absoluutselt keegi ei taha seda tööd teha. Ja, ma olen ise hooldekodus töötanud, ma tean täpselt, et mähkme vahetamine ja mähkmete kontrollimine on väga ebameeldiv protsess mõlemale osapoolele. Kui keegi käib kogu aeg tekki kergitamas ja vaatamas, et kas mähe vajab vahetamist, see on palju rohkem närvi ajav nii selle hooldatava jaoks kui hooldaja jaoks, kui see, kui tuleb diskreetselt alarm, palun vaheta Martal mähe. Kus te raha selle eest saate? Kus see teenima hakkab? Me müüme seda toodet hooldekodudele, otse pakkumistena. Ehk siis see ei ole mõeldud lastele ega eraisikutele, vaid just nimelt hooldekodudele. See aitab hooldekodul tööd paremini teha, kvaliteetsemat teenust osutada. Tahavad nad ei osta hooldekodule niikuinii raha vähe. See tähendab lõppkokkuvõttes võttes seda, et kliendil läheb asi veel kallimaks. Ja, aga meie hoiame kokku kulusid. Me oleme välja arvutanud, et kui on 20 hooldatavad, siis meie toode hoiab kuus kokku umbes 1000 eurot. Kuidas see kokku hoiab? See hoiab kokku sellepärast, et mähet vahetatakse õigel ajal. Ehk teda ei vahetata liiga vara ja teda ei vahetata liiga hilja. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui mähet vahetatakse liiga vara, ehk seal ei ole praktiliselt mitte midagi, siis mähkmeid raisatakse. Ehk kui 3 korda päevas vahetatakse mähkmeid, siis lihtsalt neid kulub ja kulub ja kulub. Ja tegelikult vajadust ei ole ju vahetada. Kui me vahetame liiga hilja mähkme, siis see tähendab seda, et terve voodi tuleb ära vahetada, sellepärast, et mähe on lekkinud ja seal on padjad, tekid, madratsid, kõik on vaja välja vahetada. See on tohutu ajakulu ja samamoodi ressursside kulu. On keegi üldse huvitunud sellisest tootest? Ja, meil on praegu juba eelkokkulepped olemas aktsiaseltsi hoolekandeteenustega, kes osutab erihoolekandeteenuseid üle Eesti erinevates kohtades umbes 2500 inimesele ja sihtasutusega Koeru hooldekeskus, kes samamoodi pakub hooldusteenuseid nii erivajadustega inimestele. Mis teie seal välja olete mõelnud? Mina selles mõttes olen selle eksperdi poole peal, ehk kuna ma olen ise sotsiaaltöötaja hariduselt ja ma olen töötanud erinevates hooldekodudes, siis ma tean, mida tähendab üks mähkme kontrollimise ja vahetamise protsess. Kui ma teiega lepingu teen, mida ma teilt ostan? Kas ma ostan teilt teadmised või ostan mingi asja? Te ostate meie käest asja, ehk te ostate anduri. Mis nüüd välja näeb? Ja jälgimissüsteemi. See andur ise on väga pisikene ja seda on võimalik paigaldada ükskõik millisesse mähkmesse. No kui pisikid on? Mul on ka nii-öelda pisikesed mikrofonid küljes, tegelikult on see väga suur, mul on väga ebamugav, see on, kui mul mingi voodis on veel mingi vidin kuskil ja piiksub ja juhtmed ja patareid ja kõik see muu sinna juurde tuleb, see teeb asja veel hullemaks. See andur ise on selline pisikene, on see andur, mis läheb mähkme sisse. Kas ebamugav ei ole patsiendile? Ei, ta isegi ei tunne, et see seal olemas on. Ja see andur annab edasi side, et nüüd on niiskustase jõudnud sellisele tasemele, et on vaja see mähe ära. Kui palju teil juhtul see andur tööle ei lähe? Meie testimise puhul on ta iga kord tööle läinud. Kui palju teil testitavaid on? Kui tõenäoline, kui usutav see protsent on? Meie täna oleme testinud seda andurit umbes 100 korda. Ja sellel juhul ei ole kordagi olnud olukorda, kus ta ei lähe. Palju see üks nublakas maksma hakkab ja kes need teeb? See üks jublakas hakkab maksma umbes 10 senti tükk. Ja me alles otsime seda partnerit, kes hakkaks neid mass tootma. Kas Eestis on see võimalik? Ma usun, et Eestis on see võimalik. Kes? Ma ei tea täpselt täna, kes seda tegema hakkab. Kui kaua ühte andurit kasutada saab? Andurid on ühekordse kasutamisega. Aitäh!